Tere tulemast Vabade Kunstide Akadeemiasse. Me jätkame oma virtuaalse reisiga Süürias. Ja ma tuletan meelde, et eelmisel loengul me jõudsime katoliku kirikute juurde. Meil oli sellest juttu, et põhimõtteliselt katoliku kiriku maailm jaguneb kaheks haruks, üheks väga suureks ladina riitusega haruks ja üheks väga pisikeseks idakatoliku haruks. Me alustasime idakatoliku kirikutega. Eelmine kord jõudsime vaadata Melkiitide kirikut. See on see kirik, see idakatoliku kirik, mis kasutab Bütsantsi liturgiat, sedasama liturgiat või sedasama riitust, mida kasutavad siin meie maalgi olevad ida-ortodoksed kirikud. Ja omal moel on see Melkiitide kirik nagu selline ida-ortodokse kiriku õde, ainult et katoliku maailmas. Kohati võib ta olla vähemalt väljaspoolt vaadates üsna sarnane ida-ortodokse kirikuga. Me läheksime nüüd edasi teiste idakatoliku kirikute juurde, mis on Süürias ja neid on seal päris mitmeid. Meil oli varem juttu sellest, et Süürias on olemas ka nestoriaanlik ehk Ida-Süüria kirik või ka niimoodi poolametliku nime järgi Hommikumaa kirik. Ise nad nimetavad ennast väga idamaiseks kirikuks. Ka sellel nestoriaanide kirikul on olemas oma õde või vend, kuidas tahes seda nimetada, idakatoliku maailmas ja selle kiriku nimetuseks on Kaldea kirik või Kaldea katoliku kirik. Kui nestoriaanide kirik oli Süürias suuremalt jaolt põgenike kirik, kes sinna olid põgenenud Esimese maailmasõja aegse süürlaste ja armeenlaste genotsiidi käigus või siis ka hilisema süürlaste massilise tapmise eest põgenedes, siis oli põgenike kirik, siis tegelikult Kaldea kirik, mille riitus on ju peaaegu sama, enam-vähem sama kui nestoriaanide kirikul või Ida-Süüria kirikul, siis ka kaldealased on suuresti pagulased Süürias. Kaldea kiriku juhiks on patriarh, ta on, võib nimetada eesti keeles mitut moodi, kas Babyloni patriarh või Paabeli patriarh vana nimetusega, kes resideerib Bagdadis, Iraagis, aga Süürias on olemas Kaldea kiriku piiskopkond, Aleppo piiskopkond. Siin on ka selle piiskopi katedraal Aleppos. Ta ei ole väga vana, ta on sündinud, see rajatud, terve see piiskopkond, Kaldea piiskopkond on rajatud eelmise sajandi keskel ja nagu ma ütlesin, just nimelt põgenike poolt või põgenikest koosnevana. Ja need põgenikke on tulnud, ma mainisin siin Osmanite aegse genotsiidi, Esimese maailmasõja aegse genotsiidi tagajärjel ja siis on neid tulnud kahe maailmasõja vahel toimunud, Iraagis toimunud süürlaste või assüürlaste tapatalgude tagajärjel, aga neid on tulnud ka viimastel aastakümnetel, eriti siis, kui ISIS sai vahepeal Põhja-Iraagis võimule, siis tuli üsna suur hulk
üsna suur hulk kaldealasi Süüriasse varjule, ainult et mõne aja pärast läks ka Süürias kodusõjaks, nii et nad põgenesid edasi ja võikski öelda, et kaldealased on niisugune põgenike rahvas, nad on nüüd juba üle 100 aasta, ütleme igaks juhuks kohver kogu aeg pakitud, et mine tea, peab jälle põgenema. Tegelikult see nestoriaanide või see vana Idamaa kiriku saatus on samasugune olnud, nende saatus on üsna sarnased, kuigi isegi need nestoriaanid või mõnikord nimetatakse neid assüürlasteks, nemad on isegi vist viimase rohkem kui 100 aasta jooksul isegi rohkem põgenikud olnud. Kui me Iraaki ükskord jõuame, siis tuleb sellest rohkem juttu, aga Iraagis on need nestoriaanid, nagu nad ennast ise nimetatud assüürlased, olid pikka aega mitte sugugi heades suhetes Iraagi režiimiga, kusjuures kaldealased on püüdnud olla vähem poliitilised. Nestoriaanid on igatsenud oma enda iseseisvat riiki, kaldealased, nende õed ja vennad kaldealased ei ole seda nii palju teinud, nad on vähem unistanud iseseisvast riigist ja seetõttu ilmselt on nad ka vähem kannatanud. Eelmise sajandi algus, enne esimest maailmasõda oli Süüria aladel kuskil ainult 250, suurusjärgus 250 kaldealast. Neid on juurde tulnud. Aastal 2010 oli Süürias 35 000 kaldealast, aastal 2022, seda tosin aastat hiljem, oli nüüd ainult 5300. See tähendab, et need on polnud ja siis tuli palju ja siis jälle langes. Nende statistikat on suhteliselt hea jälgida, sest katoliku kirikul, sealhulgas ka idakatoliku kirikul on suhteliselt korralik statistika olemas. Ja sellele pääseb enam-vähem, kui ikka väga suur tahtmine on, siis pääseb selle statistika juurde ja siis niisuguse saab pildi nestoriaanidel ja teistel puhtorientaalsetel kirikutel nii korralikku statistikat ei ole, seal on ikkagi umbes niimoodi. Kui pisut liialdada, siis piiskop vaatab kirikus ringi, et meid on palju, meid on 1000, meid on 10 000, meid on must 1000. Et see on rohkem niisugune hinnanguline. Nii, et kogudusi on kuskil umbes tosinkond Süürias. Läheksime edasi järgmise idakatoliku kiriku juurde, kannab nimetust Süüria katoliku kirik. Süüria katoliku kirik, see on vend Süüria ortodoksele kirikule. Meil on varem ka sellest juttu olnud, et nestoriaanid ja kaldealased kasutavad nõnda nimetatud Ida-Süüria riitust ja teiselt poolt miafüsiitlikud süürlased, Süüria ortodoksne kirik kasutab Lääne-Süüria riitust. Need on, kuigi mõlemad kasutavad Süüria keelt, siis ometi on nad vähemalt liturgialoolaste meelest üsna erinevad. Ja nii ka Süüria katoliku kirik on tegelikult Süüria ortodokse kiriku katoliiklik teisik või sugulane. Ta kasutab Lääne-Süüria riitust. Kuidas see Süüria katoliku kirik sündis? Ta sündis nii nagu paljud teisedki idakatoliku kirikud Lähis-Idas kusagil 18. sajandil, võib-olla isegi juba 17. sajandil. Olid Osmani impeeriumi ja Prantsuse kuningriigi suhted niivõrd head, et Prantsuse kuningriik saatis oma konsulid sinna kanti eelkõige. Aleppo oli see väga tähtis koht,
kus konsulitel meeldis resideeruda ja samuti saadeti ka missionäre. Ja aja jooksul missionärid, need olid eelkõige mungad, kaputsiinid ja jesuiidid ja karmeliidid. Kaputsiinid on üks väiksemate vendade horduvharu. Väiksemad vennad on tegelikult frantsisklased, frantsisklaste enesenimetus või vähemad vennad eesti keeles. Ja nendel vähematel vendadel on minu mäletamist mööda vähemalt kolm erinevat haru. Nad on kõik frantsisklased, aga kaputsiinid on niisugused, no kõik omal moel missionäärid, aga kaputsiinid on võib-olla kõige missioneerlikumad üldse. Nii et selle tagajärjel nii mõnedki Süüria ortodoksed kirikutegelased läksid üle katoliku kirikusse, säilitades oma Lääne-Süüria riiklused. Nagu ma ütlesin, eelkõige Aleppo piirkonnas, aga teine piirkond, kus oli kuni Esimese maailmasõjani väga palju Süüria kristlasi, eelkõige Lääne-Süüria kristlasi, on see Tur Abdini piirkond, millest on meil varem juttu olnud. Ja kui me Türgi juurde jõuame, siis tuleb veel eriti palju juttu. See on siin Türgi lõunaosas, see on tegelikult algselt vana süüriakeelse elanikkonna piirkond. Ja seal olid olemas, no mingil määral need riismed on siiamaani olemas. Seal olid Süüria ortodokseid kristlasi ikka väga palju. Ja seetõttu seal siis ka osa nendest Süüria ortodoksetest läks üle 18–19 sajandil Süüria katoliku kirikusse. Ja nad said kõik said muidugi väga kõvasti kannatada selle genotsiidi ajal, kui armeenlasi ja süürlasi ja natuke hiljem ka kreeklasi hakati tapma seal kandis. Aga teine ja siis neid põgenes üsna palju siia Süüria aladele. Teine kord, kui seal külad hakkasid tühjaks jääma, oli ütleme viimase 30–40 aasta jooksul, kui Türgi kodanikud said kergesti minna Saksamaale tööle. Esialgu Lääne-Saksamaale, pärast taas ühinenud Saksamaale, nii et Saksamaal on tegelikult olemas läänesüürlasi, nii katoliiklikke läänesüürlasi, nende kirikuid kui ka ortodokseid läänesüürlasi just sellest Tur Abdini piirkonnast. Mul ei ole praegu statistikat silme ees, aga võib-olla see on väike liialdus öelda, aga ta mingil määral viitab sellele nähtusele, et Saksamaal on Süüria kristlasi rohkem kui vanas ajaloolises Süürias, nende kunagises ajaloolises asualas, mis oli üks koht oli siin. Neid oli kuskil keskajal oli neid kirikuid, süürlaste, Lääne-Süüria kirikuid ka siin tänapäeva Süüria Araabia Vabariigi põhjaosas ja neist mingid riismed on ka siin järgi olnud. Aga läheme nüüd ikkagi tagasi Süüria katoliku kiriku juurde. Võib-olla oluliseks kirikut loovaks sammuks oli see, et 18. sajandi teisel poolel, täpsemalt 1774, Aleppo peapiiskop, Süüria ortodokse kiriku tolleaegne Aleppo peapiiskop, kes on üks olulisemaid peapiiskoppe üldse, ühines katoliku kirikuga ja see oli niisuguseks, ja mitte muidugi ainuisikuliselt, aga ka märkimisväärne osa tema piiskopkonnast läks koos temaga katoliku kiriku alla ja
1700, mõne aja pärast suri ära Süüria ortodokse kiriku patriarh ja siis, kui oli vaja uut patriarhi valida, siis valiti neid 2 tükki kohe. Üks sellest katoliku erakonna poolt ja teine niafüsiitliku erakonna poolt ja see toimus 1782, nii et aastat 1782 võibki pidada Süüria katoliku kiriku sünni aastaks. Iseenesest see Süüria katoliku kirik on mõnevõrra väiksem kui Süüria ortodoksne kirik. Üsna tihti, mitte alati, aga üsna tihti need katoliku orientaalsete ja idakirikute katoliku harud on mõnevõrra väiksemad kui need ortodoksed või algsed harud. See ei ole niisugune absoluutne seadus, et alati peab niimoodi olema, aga see tendents on, et enamuskordades, kuigi mitte alati, näiteks Liibanonis võib olla vastupidi ka. Seal võib ka idakatoliiklasi rohkem olla kui mõnel orientaalsel kirikul. Niimoodi. Tollel ajal kogu see piirkond siin, suur osa Iraagistki kaasa arvatud, kuulus Osmani riigi koosseisu ja Osmani riigis oli kombeks jagada inimesed milleetidesse, olid sunniitide milleet, kuhu kuulsid kõik sunni moslemid selles suures impeeriumis, siis oli judaismi milleet, kuhu kuulusid kõik juudid ja juutide eest tegelikult vastutas Konstantinoopoli või Istanbuli ülemrabi ja siis oli olemas Rummi milleet. Rummi milleet oli, otseselt võiks tõlkida roomlaste, aga roomlasteks ehk türgi keeles siis Rum nimetasid ennast idaortodoksed kristlased, Bütsantsi riitlusega kristlased, nad on nii-öelda Rooma, nad olid selle vana, Bütsants oli ju tegelikult Rooma, ta oli uus Rooma, teine Rooma, mitte 3. Rooma veel. 3. Rooma on ka veel olemas, aga see on teine lugu. Ta oli uus Rooma ja vähemalt osmanite, ma ei oska öelda praegu, kuidas on araablaste nimetus, aga osmanite nimetus nende kreeklaste kohta, et nad on roomlased, Rum. See oli siis roomlaste milleet, kuhu kuulusid idaortodoksed ja siis oli olemas armeenlaste milleet, kuhu kuulusid kõik niafüsiidid või kõik niisugused teistmoodi kristlased, kes ei olnud selle Rummi milleedi liikmed ja süürlased kuulusid ka, Süüria kristlased kuulusid ka sellesse samasse. Ja kui nüüd tekkis 2 patriarhi süürlaste seas, katoliku patriarh ja ortodoksne patriarh, siis vähemalt ortodoksidel õnnestus niimoodi Konstantinoopolis asju ajada, et Konstantinoopol ei tunnistanud pikka aega seda Rooma patriarhi, Roomaga seotud Süüria patriarhi, ta oli sunnitud pagendusse minema Liibanoni aladele. Meil on sellest juttu olnud, et Liibanonis on nii head mäed, kuhu kõik võivad pagendusse minna, kust võimud neid kunagi ei leia üles, nii et see Süüria katoliku kiriku patriarh oli ka pagenduses Liibanonis ja tegelikult ta resideerib tänaseni Beirutis. Aga tal on seal Süürias on oma piiskopkonnad ja üsna märkimisväärne hulk. Mingil hetkel, kui veel statistikat tehti, siis oli seal 70 000
70 000 Süüria katoliiklast. Mul ei ole praegu siin silme ees kõige uuemat statistikat. Selle Süüria katoliku kirikuga võib-olla tuli kõiges üsna selgelt välja üks probleem, mis on tegelikult vaevanud kõiki idakatoliku kirikuid. Ukraina Kreeka katoliku kirikust kuni kõikide teiste, kuni Indias olevate idakatoliku kirikuteni välja. See on see probleem või see üldine selle suure katoliku kiriku, enamus katoliku kiriku hoiak on olnud see, et need vähemad katoliiklased, need idakatoliiklased on natukene vähem katoliiklased kui teised need nii-öelda päris katoliiklased, kes siingi, kelle riitus siin samas meil on olemas. Ja need väga tihti need idakatoliiklased on hakanud ise seda uskuma, et me oleme natukene vähem katoliiklased kui need teised. Meie liturgia, meie riitused on ikka niisugused naljakad ja veidrad ja ei ole päris ikka see. Ja selle tulemuseks on olnud see, et need idakatoliku, selle surve all need idakatoliku kirikud on aegamööda, mõni rohkem, mõni vähem, püüdnud hakata käituma nagu nii-öelda päris katoliiklased, need ladina katoliiklased, püüdnud seda jäljendada ja see protsess toimus kuni teise Vatikani kiriku koguni, kui teine Vatikani kiriku kogu deklareeris, et need riitused on täiesti võrdsed, mingisugust vahet ei ole. Ühed on täpselt sama palju katoliiklased kui teised ja veelgi rohkem see teine Vatikani kiriku kogu, mis oli 60. aastat, mis iseenesest on äärmiselt huvitav teoloogiline sündmus. See kirikukogu ja sellele järgnenud aeg on püüdnud inspireerida, mõjutada neid idakatoliku kirikuid, et nad pöörduksid tagasi oma vana pärimuse juurde, oma vanade traditsioonide juurde. Ja see muidugi on võtnud jälle üsna palju energiat, et neid veenda selles, et alguses veendi neid ühtepidi, pärast veendiks teistpidi tagasi minna oma asjade juurde. Päris korralikke käsitlusi ma olen leidnud näiteks Ukraina idakatoliku kirikute kohta, kus see protsess on ka toimunud ja see Bütsantsi liturgia on teinud läbi niisuguse teatud arengu. Aga võib-olla, et seal Süüria katoliku kiriku puhul on väidetud, et see oli üks niisuguseid drastilisemaid, üks suuremaid pöördumisi ladina riituste poole. See oli kuskil aastal 1888 Süüria katoliku kiriku üks sinod, üks niisugune valitsev nõupidamine otsustas teadlikult minna ladina riituse poole. Nii et nad on kuni sellest ajast, kuni Vatikani teise kiriku koguni, mis toimus eelmise sajandi 60. aastatel. Nad võtsidki ette üsna suuri samme selle poole liikumisel, aga võib-olla, et üks olulisemaid otsused, mis sellel sinodil 1888 tehti, oli see, et kui ladina riitusega kirikus kõik preestrid on sölipaadis, siis nad otsustasid, et meie Süüria katoliiklased saame võtta ainult sölipaadis preestreid. See oli kerge otsus, aga raske, praktiliselt võimatu teoks teha, sest et nii tol ajal kui ka tänapäeval, kui ka sel vahepealsel ajal suur osa koguduse preestrid on olnud abielus preestrid ja lihtsalt kiriku valitsus võib ju otsustada, et enam ei võta, aga kust sa siis võtad need preestrid? Munkpreestrid on niivõrd vähe, et siis oleks kirik lausa tühjaks jäänud ja seetõttu tehti kogu aeg erandeid. Erandeid olid suuremad kui see norm iseenesest, ma ei oska nüüd öelda, kas tõenäoliselt on see kirik otsustanud, et jääme vanade asjade juurde, aga ma ei ole kokku puutunud ühegi nende niisuguse juriidilise otsusega. Mis siis veel? See kirik
nende liturgia on algselt olnud süüria keeles, süüriakeelne liturgia ja ta peamiselt on vist siiani enamuses kirikutes süüriakeelne, kuigi araabia keel kipub ka sinna sisse tulema, sellepärast et suur osa Süüria kristlasi, nii ortodokseid kui ka katoliike Süüria kristlasi, Lääne-Süüria riikluse kristlasi elab hajutatult araabiakeelses maailmas. Paremal juhul nad kodus, köögis kasutavad veel Süüria keelt, aga paljud on üle läinud ikkagi ka araabia keele peale ja seetõttu ka kirikud on sunnitud kasutama ka araabia keelt. Ma olen internetist leidnud ühe, siis oli Jeruusalemma Süüria katoliku kiriku jumalateenistus, seal oli jutlus oli araabiakeelne ja osa liturgiat oli, nii palju kui ma jõudsin ja oskasin seal jälgida, oli araabiakeelne, osa oli süüriakeelne. Kui me viimane kord käisime Jeruusalemmas ja seal kohalike süürlastega kokku puutusime, siis need süürlased olid kõik araabiakeelsed. Me uurisime, kas nad omavahel suhtlevad süüria keeles ja nad tunnistasid ei, et nad omavahel suhtlevad araabia keeles, siis lapsed on käinud juba mitu põlvkonda seal kasvanud lapsi, on kõik käinud araabiakeelses koolis ja süüria keelt enam ei taha sellest midagi teada. Nii nagu idasüürlaste puhul ehk kaldealaste ja nestoraanide puhul, nii ka lääne-süürlastel ja Süüria katoliku kirikul suur osa Süürias asuvaid usklikke on tegelikult põgenikud, eriti viimastel aastakümnetel Iraagi aladelt, sest Iraagis iseenesest on ka olnud algselt algusest peale, Süüria katoliku kiriku tekkest peale suhteliselt palju liikmeid ja hiljem siis, kui oli see türklaste organiseeritud genotsiid, siis ka üsna paljud siit Turabtinist kas põgenesid Süüriasse või siis Iraagi aladele ja siis hiljem, kui ISIS hakkas seal võimutsema ja üldse see Pärsia lahe sõjad ja kõik see segadus ja see vastik olukord, mis seal tekkis, see sundis ka sealseid lääne-süürlasi, ka Süüria katoliiklasi Süüria Araabia vabariiki põgenema. Nüüd selle Süüria katoliku kirikuga, kui meil oli Liibanonis, siis oli meil sellest põgusalt juttu. Seal Liibanonis on mitte mitmed, aga mõned väga olulised Süüria katoliiklaste kloostrid, väga kuulsate raamatukogudega ja lausa kirjastustega ja nii edasi. Süürias on ka mõned kloostrid. Seal on Süüria katoliiklaste kloostrid, üks nunna klooster on olemas, aga siis on seal kaks isemoodi kloostrit. Ma tuletan meelde, kui me rääkisime geograafilist üle, see on Süüria katoliku kiriku katedraal Damaskuses. Kui meil oli Süüriast geograafiline sissejuhatus, siis ma mainisin ühte raamatut, ühte Briti reisikirjanikku, kelle mõned raamatud on eesti keeles ka olemas, aga see raamat paraku ei ole eesti keeles olemas. William Dalrymple, ta on tegelikult šotlane, aga britiline. Ja tal on niisugune väga huvitav reisiraamat, kus ta võttis ühe 7. sajandi alguse Bütsantsi Munga reisikirja, kes reisis. Ma seda natuke rääkisin juba, aga ma kordan seda asja, kes 7. sajandi alguses reisis Athose poolsaarelt. Reisis jalgsi läbi terve tolleaegse selle impeeriumi idaosa kuni Egiptuseni välja ja siis oma reisimärkmetes ka kirjeldas seda reisi. Mungana ta eelkõige külastas tee peale jäänud kloostreid. Tolleaegselt 7. sajandi alguse kloostrid. 7. sajandi algus on sellepärast oluline, et see
on vahetult enne islami teket, see on veel see niisugune nii-öelda puhas, 100 aastat hiljem oleks olukord hoopis teistsugune seal olnud. No vot, ja see William Dalrymple reisis ka, tõsi, mitte enam jalgsi, nii nagu see 7. sajandi munk, vaid igasugust muid vahendid kasutades alustas Athose poolsaarelt ja jõudis lõpuks kopti kloostritesse Egiptuse kõrbes. Ja ma mainisin vist ka seda asja, et kui ta Süürias, kui ta ühes kristlikus kloostris oli, siis ta esialgseks ehmatuseks avastas, et enamus palverändurid, kes sinna tulid, seal oli üks imet tegev Jumalaema ikoon. Vähemalt teda peeti imet tegevaks, mis aitas nendel naistel, kes ei olnud sünnitanud, aitas sünnitada, aitas lapsi saada. Ja siis ta seal sellesse kabelisse minnes, kus see ikoon oli, avastas, et kabel oli täis moslemeid tegelikult, moslemi perekonnad. Mehed, naised tulid sinna, ööbisid seal kloostris, palvetasid. Kuidas nad palvetasid, kas kristlikult või islamlikult, seda ta ei tea. Vähemalt ma ei mäleta, et see oleks kirjutatud ja tulid Jumalaemalt abi paluma selleks, et lapsi saada. Ja siis, kui see Šoti rändur selle kloostri abtissiga vestles, puhtas prantsuse keeles, mõlemad vestlesid selles, siis abtiss ja nad käivad siin väga palju ja siis nad aasta pärast tulevad tagasi ja toovad meile ohvreid, tavaliselt tuuakse lambaid, nii et selle kloostri oli palju lambaid tänu sellele Jumalaema ikoonile, vähemalt selle abtissi jutu järgi, nii nagu see Šoti rändur ütles, see Jumalaema aitas neid moslemeid sealt. Ja teine, mis ta kirjeldas seal Põhja-Süürias, ta sattus ühe sufi haua juurde. Sufi šeikide hauad on, meil on natuke varem juttu olnud Marokoga seoses ja võib-olla ülejärgmisel korral tuleb jälle uuesti sellest juttu. Sufi šeikide hauad on niisugused kohad, niisugused pühad kohad, kus käiakse ka palvetamas abi saamiseks. Seda ei salli vahhabiidid ja saudid ja teised sunniidid, aga suures osas moslemi maailmas, eriti külaühiskondades ja traditsioonilistes ühiskondades on iseenesestmõistetav, et kuskil läheduses peab olema ühe sufi šeigi haud, kus saaks siis abi ja kus tavaliselt, vähemalt inimesed ise arvavad, et nad abi saavad. Ja kui seda hauda ei ole, kui te loete ilukirjandust, siis see haud tehakse sinna. Mõeldakse välja üks šeik, ükskõik, kes see inimene tegelikult oli, unustatakse ära, kes see päriselt oli, vaid ta deklareeritakse šeigiks, inimesed hakkavad palverännakul käima ja aitab teatud määral, vähemalt nad ise arvavad, et aitab. No ja see on teine teema, aga ühesõnaga, et seal selle Põhja-Süüria šeikide haudadel käisid ka kristlased palvetamas. Kohalikest küladest nii moslemid kui kristlased. See tähendab, et Süüria vähemalt külaühiskonna tasemel selle reisi kirjelduse põhjal oli teatud niisugune kristliku ja islami vagaduse koostöö. Nad ei välistanud teineteist, vaid pigem toetasid teineteist. Et kristlased võtsid üle mõnikord islami vagaduse vorme ja vastupidi, moslemid võtsid kristlaste. Kui abi oli tarvis ja kui oli lootus, et šeigihaud või ikoon või aitab, siis kas abipaluja oli kristlane või moslem, kõigil oli abi tarvis ja probleem, eks ole. Miks siis mitte? Niimoodi igatahes. Nii, et see asi, aga see selline, kuidas sünkretismiks nimetada võib-olla. See ei ole piirdunud ainult rahvavagadusega külaühiskonna tasemel, vaid Süüria katoliku kirikul on üks üsna huvitav nähtus, institutsioon seal kiriku sees olemas. See ei ole massiline, aga kusagil
eelmise sajandi 80. aastatel sattus mööda Süüriat ringi matkama, uitama üks Itaalia jesuiit. Itaalia jesuiit. Noh, kus ta mul on? Kas ma olen ta ära kaotanud? Seesama. Paolo dall'Oglio, Societas Jesu liige, jesuiit. Ta oli õppinud nii Itaalia heades katoliku ülikoolides kui ka Beirutis, väga palju araabia keelt, ta oli teinud oma doktoritöö islami teoloogia kohta ja ta jõudis kloostri varemete juurde. See kloostri varemete juurde kuskil ligi 100 kilomeetrit Damaskusest põhja poole, Anti-Liibanoni ida küljel, seal kandis, selles piirkonnas, kus on teisigi kristlikke kloostrid, millest meil on varem juttu olnud, see oli varemetes, see oli juba 19. sajandil oli see klooster varemeteks maha jäetud ja 80. aastatel siis isa Paolo, kui ta sinna sattus, otsustas, et tuleb taastada. Tal oli nii palju energiat, jõudu ja tarkust, et tal õnnestuski see taastada. Ja mitte ainult ehituslikult, see on see klooster. Noh, ta peaks praegu ka umbes niimoodi välja. Ta on üsna imposantne mägedes väike klooster, aga ta mitte ainult ei taastanud selle ehitise, vaid ta rajas sinna ka kogukonna. Kloostri, ta ei ole ordu iseenesest, aga ta ei, nii palju kui mina olen aru saanud, ei ole ta kirikliku hierarhia poolt aktsepteeritud iseseisva orduna. Tema olemasolu teatakse Vatikanis, tal on olnud kontakte Vatikaniga, asju ajanud, aga ma natuke kahtlen, kas ta on ametlikult aktsepteeritud. Selle kogukonna nimi on, või kloostri nimi on Abessiinia Moosese või Musta Moosese klooster. Abessiinia Mooses, see oli üks 3. või 4. sajandi kõrbe isa. Noh, nagu nimigi ütleb, tõenäoliselt oli ta, vähemalt traditsioon väidab, et ta oli Etioopiast pärit, võis olla. Ja siis, aga teda nimetatakse mõnikord ka Mustaks Mooseseks, Abessiinia Moosese või Musta Moosese klooster. Sellised kriitilisemad ajaloolased ütlevad, et tegelikult see klooster rajati vähemalt 6. sajandil. Kriitilisemad ajaloolased ütlevad, et tegelikult algusest ei olnud Musta Mooses, ta oli lihtsalt Vana Testamendi Mooses, aga kuskil siis vara uus ajal mingisugusel hetkel mungad arvasid, et parem on, kui ta on ikkagi Musta Moosese klooster. No ükskõik, see ei ole, kas ta oli algselt genuiinselt Vana Testamendi Mooses või oli see Must Mooses, kellele see pühendatud on, see meie loo jaoks ei olegi oluline. See Abessiinia Moosese klooster, Musta Moosese klooster. Ja see on ta rajas sinna, nagu ma ütlesin, kloostri kogukonna. Selle kogukonna nimi on Al-Khalili monastiline kogukond. Al-Khalil. No, kes prantsuse keelt teab, võib siit ära lugeda l'ami de Dieu, Jumala sõbra kogukond. See on segaklooster tegelikult, seal on nunnad olemas ja mungad, neil on munkade ala, nunnade ala, aga suur osa sellest kloostrist on tegelikult igapäevase eluala, kus toimub igapäevane töö ja kus toimub kultus ja seal ei ole piire. Kultus on koos ja igapäevane töö on koos nende munkade, nunnade vahel. Nüüd veel Al-Khalili monastiline kogukond. Kunagi ammu, kui ma rääkisin Hebronis käigust. Hebron linn Terra Sanctal. Hebron on heebrekeelne nimetus, aga sellel Hebronil on olemas ka, see on praeguses Palestiina aladel lõunaosas, ta jääb Jeruusalemmast lõuna poole või kagu poole.
selle araabiakeelne nimetus on Al-Khalil. Al-Khalil. Eesti keele ümber pannes sõbralinn. Araablaste jaoks on sõbralinn. Kes on see sõber, kelle linn ta on? Araabia arusaama kohaselt see, kui öeldakse, et sõber, siis mõeldakse antud kontekstis Jumala sõber. Kes on moslemite jaoks, kes oli moslemite jaoks Jumala sõber? Ibrahim. Ibrahim ehk meie keeles Abraham. Sellepärast, et Hebronisse on maetud ta. Vähemalt nii usuvad nii judaistid, kristlased kui moslemid usuvad, et Abraham ehk araabia keeles Ibrahim on maetud. Ja seetõttu Al-Khalil ongi Ibrahimi tiitel. Sõber ehk Abraham ehk Ibrahim. Ja kui isa Paolo rajas selle kogukonna, siis sellel nimetusel Al-Khalil esimene tähendus ongi see, et see on Jumala sõprade kogukond. Jumala sõprade ordu eelkäija, ordu moodi. Nad on Jumala sõbrad ja veelgi rohkem. Jumala sõbra järgi nimetatakse ka abrahamlikke usundeid. See tähendab seda, et see klooster ja see kogukond on rajatud selleks, et jõudumööda ühendada kõiki neid Ibrahimi või Abrahami või Al-Khalili usundeid. See tähendab kristlasi, moslemeid ja juute või judaiste. Meil on sellest juttu olnud, et judaiste praktiliselt ei ole Süürias enam. See tähendab, et see klooster ja kogukond, siis kui ta rajati, ta hakkas, nii palju kui ma tean, ta hakkas de facto toimima juba eelmise sajandi 90. aastatel. Eesmärgiks oligi moslemeid ja kristlasi ühendada. See idee, see katoliku teoloogilises maailmas ei ole loomulikult selle Paolo dall'Olio poolt välja mõeldud. Sellel on olemas oma teoloogiline ajalugu. Ma ei hakka siin pikalt rääkima, sest seal on see suund katoliku maailmas ei ole olnud niisugune väga massiline. Ega see kogukond ja see klooster, ta ei ole ka, seal on ütleme, paremal juhul kümmekond munka-nunna olnud ainult. Seal on palju külastajaid olnud, see on teine asi. Aga niisuguseid pühendunuid, kes oma elu pühenduksid sellele suunal, neid on suhteliselt vähe. Ja see liikumine katoliku maailmas, kristlaste, moslemite ühendamine, see on ka niisugune, ta on suhteliselt väike jõgi olnud, aga seal on olnud üsna väljapaistvaid tegelasi. Üsna paari siin nimetan ka, üks niisuguseid väljapaistvaid tegelasi oli Charles de Foucault. Charles de Foucault, ta oli vikont oma sünni poolest ja algust oli Prantsuse ratsaväe ohvitser, uhke ohvitser, aga siis tal toimus mingisugune pööre ja ta hakkas trapistiks. Ta hakkas trapistide mungaks ja läks Alžeeriasse elama. Trapistid on üks munga ordu, ta on selle tsistertslastel on ka, nii nagu meil siin äsja juttu, et frantsisklastel on rohkem kui üks haru olemas. Tsistertslastel on ka olemas haru, ta on üks tsistertslaste haru, aga ta on niisugune eriti rangelt askeetlikke eeskirju järgiv haru. Trapistid, nad on võib-olla kõige kuulsamad kahe asja poolest. Esiteks, et nad vaikivad ja teiseks, et nad teevad head õlut. Ühesõnaga, ma ei tea, kas see vaikimine aitab head õlut teha või vastupidi. Aga ta oli trapist, ta elas üksinda Sahara kõrbes ühe moslemite kogukonna juures. Ta sai nendega väga hästi läbi, nende moslemitega kuni selleni välja, et kui ühed Sahara bandiidid
ta oli tuareegide juures, mitte araablaste, vaid tuareegide juures. Üks bandiidid tahtsid teda ükskord tappa, siis üks tema moslemist sõber, kohalik, sõber, naaber, keeldus teda välja andmast, nii et ta kaotas oma elu. See tähendab, et võiks öelda, et moslem ohverdas oma elu kristliku munga päästmiseks, aga hiljem ta ikkagi tapeti ära seal moslemitest bandiitide poolt, mitte külalike, mitte oma naabrite poolt, vaid teiste poolt. Ja siin on veel üks pilt, mis mul õnnestus leida. Siin on ta oma kloostri ees. See hütt on seal tema klooster või ermitaaž. Ja hiljem on hakatud mõistma seda tema surma kui ohvri surma. Vähemalt mõned katoliku teoloogid on interpreteerinud seda tema elukäiku nõndaviisi, et üks moslem ohverdas oma elu tema heaks. Ja teiselt poolt siis see Charles de Foucault või nagu teda mõnikord ka nimetati Jeesuse Charles ohverdas oma elu moslemite eest. Et see tema surma on interpreteeritud kui ohvri surma moslemite eest üldse. Ta on üks niisuguse väljapaistvaid selles suhteliselt väikeses hoovuses, mis on katoliku teoloogias olemas. Teine nimi, keda ma tahaksin siin nimetada, on Louis Massignon. Louis Massignon, Prantsuse katoliiklane, religiooniloolane, usundiloolane, filosoof, müstik, ta on üks Prantsuse suuremaid religiooniloolasi viimase 150 aasta jooksul. Põhiliselt ta tegeles islami uurimisega, see on pilt tema noorpõlvest oli ja täiesti loomulik, et selleks, et islamit tunda, läks ta Kairo ülikooli õppima koos moslemitega islami õigust, islami teoloogiat üldse. Ja Louis Massignoni, seda nime maksab ka meeles pidada. Tema suur teos, suur saavutus on tegelikult 3-köiteline uurimus, sellest ingliskeelne variant, mina olen näinud üheköitelist, mul on ta endal kodus olemas, aga see prantsuskeelne originaal on 3-köiteline, väga põhjalik uurimus Al-Hallaj'i kohta. Sellest Al-Hallaj'ist on veel kunagi ammu juttu olnud, siis kui meil oli see aine või teema pealkirjaga Jumal ja inimene ja siis selles islami osast, sest see Al-Hallaj oli üks äärmiselt isemoodi sufi ja islami müstik. Al-Hallaj. Fotot mul ei ole temast, ta on 9.–10. sajandil. Al-Hallaj, ta on üks suuremaid islami müstikuid ja tema puhul on väga üks niisuguseid märkimisi asju, ta kasutas enda kohta nimetust Anal-Haq. Anal-Haq on araabiakeelne nimi, lause ja mõnikord on interpreteeritud sellepärast, et tapeti ära. Sellepärast, et ta ütles Anal-Haq. Tegelikult vist asjad olid seal natuke keerulised, aga igatahes järeltulijate põlvede jaoks on tema surm seotud selle väitega Anal-Haq. Mis see siis Anal-Haq on? Ma kohe seletan. Anal-Haq on araabia keeles mina olen tarkus. Mina olen tarkus. Ja seda interpreteeritakse niimoodi, et tarkus on Jumal. Tarkus on Jumal. See tähendab seda, et vähemalt interpretatsioon on niisugune, et ta samastas ennast Jumalaga.
Mida see teoloogiliselt, see asi ei ole väga lihtne seda seletada, mida selle all mõelda, kui üks sufi ütleb, et mina olen tarkus. Ehk ütleme ümber seletatud, mina olen Jumal. Mina olen Jumal. See vähemalt traditsiooniline sufistlik interpretatsioon selle kohta on see, et mina olen Jumalana maailmast alla tulnud, vaid mina olen teinud tühjaks omaenda mina. Minu enda ego enam ei ole olemas. Sellest oli sufismi puhul natukene juttu ka, see enda minast ülesaamine. Minu enda minat ei ole olemas, selle asemel on Jumal tegutseb minu kaudu. Ja see, vähemalt sufistid ise interpreteerivad seda analhaq sellisel viisil. Ja Louis Massignoni suur teos ongi väga hea ja põhjalik käsitlus selle sufi kohta. Ja nagu ma ütlesin, mõned järgijad ütlevad, et kuna ta identifitseeris ennast Jumalaga analhaq, siis sellepärast ta toodi ohvriks, ta tapeti ära. Ta ei ole ajaloos ainus, kes on niimoodi teinud. On üks Uue Testamendi teoloogiline koolkond, kes ütleb, et Jeesus löödi risti sellepärast, et ta ütles heebrea keeles anihu. Anihu on otse literaalselt tõlkida mina tema, aga see huu on Jumal. No võib leida, võib otsida paralleeli selle juures, kes tahab niimoodi. Aga tegelikult eesmärki oli rääkida sellest katoliku kiriku sees olevast suunast. Niisiis see Al-Kahili kogukond loodigi ja tekkiski ja sündiski selleks, et kristlust ja islamit kokku tuua sisulisel tasemel. See asi, see klooster, see Musta Moosese klooster, see 90-ndatel ja selle aastatuhande alguses oli ühest küljest, nagu ma ütlesin, seal ei olnud palju neid, kes oleks pühendanud ennast. Seal oli alati mitte rohkem kui 10 munka nunna. Aga seal käis üsna palju igasuguseid külalislahkus, on iseenesest kloostrite enamus kloostrite üks niisugusi tunnusjooni, aga selle kloostri jaoks oli see külalislahkus üks nende tegevuse meetodeid. Nad tahtsid kõiki sinna eelsasti vastu võtta, mõned elasid seal pikemat aega. Kõik külalised võisid osaleda kloostri töödest, mida seal tehti, lüpsti kitsi ja muid asju ja teiselt poolt ka osaleda kultusest, osaleda meditatsioonidest. Seal käisid nii ümbruskonna moslemid, sest alguses oli vist niimoodi, et ümbruskonna külad olid moslemite külad seal. Nad ei usaldanud. Tulevad mingisugused valged eurooplased oma mingite veidrate ideedega, ei olnud usaldanud. Aga aja jooksul aastad pöördusid ja kuna see kloostri prior või abt oskas perfektset araabia keelt, sai suhelda ja ta oli väga avatud nendega, siis need kohalikud aktsepteerisid ka ja need kultused olid seal niimoodi, ja on minu teada siiamaani, et moslemidki tulevad ja neid kultustes, jumalateenistustel, palvustel, tunnipalvustel püütakse, nad on kõik araabiakeelsed ja püütakse kasutusele võtta ka niisuguseid islami elemente, mis sobivad palvustesse, islami sõnastuses, islami araabiakeelses sõnastuses, mitte araabia kristlaste sõnastuses. Ja meditatsioonide puhul kasutatakse ka sufide meditatsiooni meetodeid. Jumala nime meelde tuletamist näiteks ja seda muusikat ja kõike seda osa. Ja loomulikult seal kirikus, nii nagu paljudes teisteski orientaalsetes kirikutes,
jalanõud jäetakse ukse taha, inimesed lähevad ilma jalanõudeta. Nii nagu mošeedes jäetakse ukse taha. Mõned ütlevad, et näete, need on islami mõju, eks ole. Teised ütlevad, ei, see on kristluse mõju islamile, sest see meie kirikutes juba enne Muhammadit võeti jalanõud ära, nii et voot niimoodi. Sellest kloostrist kasvas välja paar selle munka, läksid ja rajasid eemal teised varemed. Kuskil paarkümmend kilomeetrit eemal olid veel ühed kloostri varemed. See oli kunagi olnud Püha Eliani klooster. Paar munka sealt Musta Moosese kloostrist läksid ja rajasid selle kloostri sinna, mis hakkas tegutsema täpselt samade meetoditega. Ja mõni aeg hiljem rajati ka selle Musta Moosese kloostri tütarklooster ka Põhja-Iraaki kurdi aladele. See töötab ka siiamaani. Seal on ka mõned mungad, palju neid ei ole seal, aga mõned on. Ja see oli selle Eliani kloostri rajaja oli see tolle ajal veel munk, kohalik Süüria katoliiklane. ISIS mingil hetkel tegi varemeteks selle teise kloostri. Hiljem see kloostri abt võeti pantvangi ISISe poolt, aga tal õnnestus ära põgeneda ja hiljem, kui ISIS sealt tagasi tõmbus, siis see klooster vähemalt mingil moel taastati ja nii edasi. Ja sellest kloostri abtist Julian Jakub Muradist sai mõni aeg hiljem Aleppo peapiiskop, Süüria katoliku kiriku Aleppo peapiiskop. Pange ühte asja tema puhul tähele, tal ei ole habet. Ta on Süüria katoliiklane. Ma ei ole näinud ühtegi Süüria ortodokset munka, preestrit või piiskopi, kellel ei oleks habet. Aga idakatoliiklastel nii mõnigi kord võib näha väga kõrgeid kirikutegelasi, kes ei kanna habet. Muidu see riietus on tal üsna niisugune Süüria, Lääne-Süüria riituse riietus. Aga too jesuiit, kes rajas, see jesuiit on umbes minuvanune. Nii et ta nii surmvana veel ei ole võib-olla. Aga Süüria kodusõja ajal ta on niisugune, seda tüüpi on või oli, ma ei oskagi öelda. Ta oli seda tüüpi, kes ta ei olnud diplomaat, ta ütles väga kiiresti, mõnikord liiga kiiresti välja, mida ta maailma asjadest ja oma ülemustest, nii vasti oma kiriklikest ülemustest kui ka Süüria valitsejatest arvab. Kuigi pikka aega tegelikult Süüria valitsus toetas tema tegevust selles mõttes, et see klooster, vähemalt enne Süüria kodusõda, ta ühest küljest püüdis ühendada nii-öelda rohujuure tasemel inimesi, moslemeid, kristlasi, erinevaid moslemeid, sunnisid, šiite, alaviite, etc., erinevaid kristlasi, ortodokse, orientaalseid, katoliiklasi, protestante püüdis, kõik olid seal teretulnud aga neil oli veel eraldi, nad tegid ametlikult niisuguseid seminare, kuhu nad kutsusid nii Süürias olevaid olulisi kristlikke hierarhe kui ka moslemite tegelasi. See oli niisugune natuke teistsuguse õhkkonnaga, sest seal ei saanud kõike rääkida, mida taheti. Sellepärast, et Süürias oli, nii nagu Nõukogude Liiduski oli see julgeolekuteenistus oli niisuguste suurte ürituste koha peal alati ühel või teisel moel kohal ja kõik. Aga siis, kui see kodusõda läks lahti, siis ta Süüria valitsus ja kuni selle hetkeni Süüria valitsus mõnes mõttes soosis teda, sest Süüria Assadi valitsus oli tegelikult huvitatud religioonide vahelistest kontaktidest ja rahu säilitamisest religioossel maastikul Süürias. Sellest tuleb kunagi võib-olla rohkem juttu.
teda ka mingil moel toetati, aga kui ta muutus sõja ajal kriitiliseks, siis ta saadeti välja, ta läks Põhja-Süüriasse, seal oli üks niisuguseid radikaalseid islamistlikke liikumisi tegelasi, seesama, mille esindaja praegu on, mille juht praegu on Süüria president, see oli seal, ta läks läbirääkimisi pidama nende Süüria terroristidega, tol ajal nimetati neid terroristidega ja tal õnnestus välja kaubelda mõned pantvangid, sai vabastada. Ja siis ta läks edasi, liikus edasi, saadeti välja, ta läks Iraaki ja Iraagist tuli Ida-Süüriasse sinna ISISe aladele ja läks ISISe juhtkonnaga läbirääkimisi pidama, et vabastada mõningaid pantvange. Ja sinna ta kadus. Pärast seda, see oli aastal 2013, ja pärast seda ei ole nähtud. On mingid kuulujutud, et mingil ajal veel kuskil olevat teda nähtud, tema enda järgijad, tema kogukond arvab, et on surnud. Ja jällegi tema surma interpreteeritakse kui ohvri surma moslemite heaks. Et moslemeid jumalaga lepitada. Et see on see ohver mitte mingisuguste pisikeste üleastumiste pärast, vaid see on ohver religioosses kõige sügavamas mõttes. Nii interpreteerivad tema pooldajad. Õigemini, nii olen mina mõistnud selle vähese järgi, mis ma olen selle asja kohta saanud lugeda, et tema pooldajad interpreteerivad tema surma kui ohvri surma. Seal on üks imelik moment veel, mis aitab seda tema pooldajate interpretatsiooni. Nimelt seal ta läks ka ISISe või Daeshi juhtkonnaga, vist oli Al-Rakas ja läbirääkimisi pidama pantvangide vabastamiseks. Seal oli teatud mingi hulk pantvange, keda ta tahtis vabastada. Ta ise kadus ära, aga mõni aeg pärast tema kadumist üks nendest pantvangidest vabastati. Täiesti seletamatul kombel lihtsalt üks tuntumaid tegelasi vabastati. Kas see oli seotud tema kadumisega, kas ISISe mehed mõtlesid, et hammas hamba vastu, ühe lööme maha ja ühe laseme siis vabaks. Või oli seal mingisugune juhuslik moment või mingisugused teised tegurid, ei tea seda. Aga nii see asi igatahes juhtus. Mida tema ja tema pooldajad on mõelnud selle all, et moslemeid ja kristlasi ühendada. See on üsna raskesti, mulle endale tundub, see on nii tema pooldajatel kui ka interpreetide hulgas on see asi ei ole täpselt formuleeritud, mida see moslemite ja kristlaste ühendus peaks tähendama. Ta räägib näiteks, ta kasutab niisugust mõistet nagu islami kirik. Ta ütleb enda kohta, ta kasutab seda Pauluse väljendit. Ma olen juutidele, ma olen juut. Seaduse kuulekatele, ma olen seaduse kuulekas. Ma olen moslemite jaoks moslem. Tema käitumine oli, väliselt oli tema käitumine väga moslemlik. Kogu see kogukond seal, tema kogukond, nad näiteks nad järgivad katoliku paastu kalendrit ja nad lisaks sellele järgivad veel islami paastu kalendrit. Nendes kloostrites peetakse ramadani ja paljud muud asjad palvetatakse koos. Ja nõnda edasi, tähendab, mida see mõnikord teda ennast, nii vähe, kui ma olen tema asju lugenud või tema kaaslaste ja tema interpreetide ja niisugune mulje jääb, et ta tahab nagu sulandada kristluse ja islami. Teiselt poolt, ma arvan, et see päriselt ikka niimoodi ei ole, et ta kasutab küll niisugust terminoloogiat, et islam ja kristlus sulandatud, aga tegelikult mida ta kavatseb, mida ta tahab sulandada, on see nii-öelda rituaalne, see väline pool, see vagaduse pool. Et kusagil ei jää niisugust muljet, et ta tahaks kristluse põhiõpetust ühendada. Seda ei saa islami põhiõpetusega ühendada. Seal on see üks olulisemaid islami seisukohti on see, et
Jumal ei ole kedagi sünnitanud. Jumalal ei ole poega. Kui te lähete Jeruusalemmas Kalju templi juurde ja kui teil on araabia sõnastik kaasas, siis te võite lugeda, see on see Kalju templi pealegi kirjutatud. Ja samuti see on see kristoloogiline küsimus. Kristus, moslemid, kõik moslemid tunnistavad seda, et Kristus oli prohvet, ta oli Jumala saadik. Aga ta ei olnud viimane saadik, ta oli eelviimane saadik. Viimane saadik on Muhammad, aga Kristus oli Jumala saadik, aga mitte Jumala poeg. Neil on teistsugune kristoloogia. Nii et minu visioon sellest on, et teatud praktilisel tasandil, teatud vagaduse ja spiritualiteedi või vaimsuse, kuidas tahes seda nimetada, võib kõne alla tulla islami, vähemalt nii nagu Paolo Dal Olio on seda näinud, et saaks rääkida islami ja kristluse lähenemisest, aga päris kuskil hästi sügavale minnes tulevad asjad ette, mis hoiavad neid kahte lahus. See on minu arusaam, aga ma ei saa öelda, et ma oleks väga tõsine tema spetsialist, ma olen lihtsalt paari asja lugenud. Nii, ja see kogukond Al-Khalil, need räägivad põhimõtteliselt öelda kaks asja, mida saavad kristlased teha moslemite eest palvetada, mis oli juba Louis Massignoni üks eesmärke. Ma siin rääkisin Al-Halajist, aga tegelikult selles meie kontekstis tal oli oluline, et ta rajas niisuguse kristlaste palve kogukonna, kes palvetas moslemite eest. Iga Al-Khalili kogukond tegeleb moslemite eest, kogu islamkonna, kõigi eest palvetamisega. Ja teiseks, nad ei välista ohvri toomist moslemite heaks. Alates Jeesuse Charles'ist kuni Paolo Dal Olioni välja ja võib-olla edaspidigi veel. Nii, ma kristlusega päris lõpuni jõudnud, see on paar pisikest asja veel, aga need ma jätaksin, nad peavad jääma järgmise korrani. Nii et kõigile head vaikset nädalat ja kohtume siis pärast ülestõusmispühi.